Algamas on Testuuri reisinurk. Reisi targalt Testuuriga. Tere, head kuulajad! Tere tulemast kuulama jälle järjekordselt reisijutu saadet, mille nimeks Testuuri reisinurk ja me saame siin jällegi ka sellel nädalal ühe väikese veerandtunni veeta kusagil soojal maal ja soojale maale viivad meid seekord 2 inimest. Üks nendest loomulikult inimene, kes vist varsti ära läheb või ma ei teagi, korraks vist sattus Eestisse, igal juhul tervitame stuudiosse Brit Lõhmust, kellel on, ma ei tea, kas suurepärane, ülilihtne või üliraske töö, igal juhul tervist, tere tulemast. No tervist. Ja Jelena Gavronski ka loomulikult kohal, tema teeb kõike, mis reisimisega üldse seotud on, tere. Tere. Räägime siis Britiga, kindlasti tahab ta ära minna sooja jälle, Eestis siin väga midagi pakkuda ei ole veel, mis seal Kreetal siis toimub hetkel? Kreetal tänaseks juba on meil 19 kraadi sooja, päike paistab ja isegi varbad saab merre pista. Meretemperatuur täna hommikul oli 16 kraadi, nii et võrreldes sellega, mis meil siin Eestis praegu on ikkagi veel miinuskraadid, siis on juba mõnusalt soe. Sa ütlesid meil Kreetal, see tähendab seda, et sa eladki Kreetal ja sa Eestis väga ei käigi? Jah, nii on juhtunud, armusin Kreetasse ära nüüd juba 5 aastat tagasi ja sinna ma olen jäänud. 5 aastat ja selle sama töö peal? Selle sama töö peal, jah. Kreeka ja Kreeta, mis vahet seal on, võib mõni küsida ka? Tead, vahe on tegelikult hästi suur. Alustades juba sellest, et Kreeta on nii-öelda täiesti omaette väike maailm. Nad on nii kaua olnud tegelikult iseseisev riik. Alles siis eelmisel sajandil nad ühinesid Kreeka vabariigiga ja Kreeta on siis Kreeka kõige suurem saar ja selle poolest ka kõige mitmekülgsem ja kõige erilisem. Kreekas käiakse rohkem kui Kreetal või vastupidi? Kreeta on muideks üks populaarsemaid sihtkohti, siis Santorini ja Mykonose kõrval. Ateenat ta veel ei ületa, aga saartest on ta kõige populaarsem. Ma tahtsin nagu omalt poolt natukene öelda, et Brit on meie kohalik esindaja Kreeta saarel, ehk siis kõik meie kallid Eesti turistid satuvad tema juurde ja tema siis neid igati seal toetab ja abistab ja jagab vajalikku infot. Ja kui puhkus on läbi, siis teavad kõik, kes on Brit ja see nimi jääb igaveseks meelde järgmise korrani, kui Kreetale tagasi minek on. Kindlasti ja üldiselt on läinud ka, meil on nii palju korduvkäijaid, kes juba teavad ja juba küsivad mind ja mul on ainult rõõm aidata ja rõõm neile tutvustada seda ilusat saart, mida mina enda kodusaareks saan kutsuda. Jelena, küsin sinu käest ka, kui sa paned oma lemmik sihtkohad paika, kuhu sa läheks reisile, kuhu asetuks Kreeta näiteks? No, mulle meeldivad kõik meie sihtkohad, aga minu lemmik on samuti Kreeta saar. Nii vaat see on nüüd väga huvitav arutama hakata, sellepärast mina ei ole seal käinud. Ma ei saa öelda, et ma nüüd ülearu palju oleks reisinud 10 kohtades, kuskil on ikkagi käidud, seal on käimata. Siis ongi väga hea meil siin seda vestlust edasi veeta. Siis tulebki minna, jah? Miks tuleb Kreetale minna? Kreeta on üüratu suur saar ja seal on tegevust absoluutselt kõigile. Seal on erinevaid parke peredele, samamoodi meil on hotelle, mis ongi orienteeritud perehotellid. Sa saad käia kanjonites, kui sa oled näiteks matkasõber, võid lihtsalt terve nädala rannas ka vedeleda, sest randadest sul ei hakka kunagi nii-öelda piisavalt. Rannad on väga erinevad. Ja on siniseid laguune, on kivisemaid randu, on väikseid privaatsemaid randu, tõesti palmisalusid selliseid, väga palju erinevalt ja ka üksikreisijatele, kui sa näiteks üksi tuleksid, siis sulle leiame ka selle tegevust. Ja need küsimused saavad vastuse kõik Testuuri büroos, ma saan aru, kui tuledki sellise mõttega, et kas ma tahan siia randa või sinna randa või tahan ma matkata või sa siis minnes Kreetale, sa saad nagunii seda kõike seal kogeda nädala jooksul või pead spetsiaalselt ikkagi mõtlema ennem läbi, kas sa tahad minna perereisile, kas sa tahad minna romantilise reisile või sa tahad minna seljakott selles matkama? No ikkagi see reisi planeerimine hakkab reisibüroost, kus meie konsultandid siis aitavad inimest valida selle õige koha, kus kohas tema puhkus siis algab. Aga juba koha peal, kui nad jõuavad sinna oma hotelli ja Brit on siis kohe seal järgmine päev neil juba olemas, olemas, siis tema nagu räägib, et millised need võimalused veel on, et kui nad tahavad nagu kogeda, ma ei tea, mingisugust ilusat elamust, et siis Brit kindlasti suunab. Kas mul jäi see meelde, see matkamise koht, et see Kreeta on siis selline koht, et võibki omale korraldada päris korraliku ja füüsilise ja võiks isegi öelda raske mingisuguse matka kuskil mägedes?
Ja muidugi, Kreetal on üle 150 kanjoni ja Euroopa kõige pikem kuru, Samaria kuru on ka meil Kreetal, muidugi. Ja sinna ka tehakse ekskursioone ja on veel nii palju kanjoneid, mida isegi internetist leida ei ole, mille kohta võib-olla ainult meie kohalikud teame, nii et see on juba selline info, mille saab siis kätte, kui sa oled Kreetal ja minuga kohtumas. Jaa, paistab, et sinuga tuleb seal ikkagi kohtuda või võiks kohtuda. Inimesi on 2 sorti, ma olen aru saanud. Ühed, kes tahavad minna puhkama, lihtsalt lähevad büroosse, ütlevad, tere, ma tahan puhkama, palun korraldage mulle kõik ära. Ma ei taha millegi peale mõelda. Ja siis on teine seltskond, kes just nimelt tahab minna nii, et lähme sinna vaatame, mis saab, eks ole. Nii et võiks soovituseks öelda just nendele, kes nii tahab või kes on nii kogu aeg käinud. Et lähen vaatan, mis siin on, ei küsi kellegit, vaid päev korraga, et nemadki võiksid tegelikult proovida, kuidas on niipidi puhata. Kui sul on kõik põhimõtteliselt jalga ette toodud, mine vali välja. No ja muidugi. Ja üleüldse meil testuuri puhul, mis on väga oluline, on personaalne lähenemine igale puhkajale, vastavalt just sellele, mis on nende soovid, kas nad tahavadki sellist matkapuhkust, nad tahavad käia näiteks paleedes, vaadata nii-öelda ajaloolist poolt Kreeta puhul. Seda saab koha peale veel siis sättida, kui nad sinna jõuavad. Et lähedki eraldi perede juurde, inimeste juurde, tere, mis sina siin Kreetal teha tahad ja nii ta käibki. Ja nii meil käibki. Meil on siuke vahva ülesehitus, et peale siis seda esimest päeva, kui sa oled hotelli saabunud, järgmine päev esindaja lähebki kohtuma inimestega. Tavaliselt siis mina või kolleegid. Ja seal juba hakkab lahti rulluma ja selguma kogu see puhkuse plaan, mõtted, soovid ja vahepeal ka täiesti midagi võib-olla eriskummalist, mida keegi ei oleks osanud oodata, et selliseid üllatusi ka. Ja, et inimesed võivad seal koha peal siis oma plaani paika panna või siis näiteks on kevad tulemas, suvi on tulemas, pulmade hooaeg. Kreeta on väga populaarne koht ka pulmade korraldamiseks, et siin me saame ka abiks olla. Nüüd kuulsin õnneks ka mingid sõna kolleegid. Ma sain aru, Britt, alguses, et sa üksipäini seal peadki kõik ära tegema, aga sul on ikka abilisi ka. Ja ei, päris üksi ma õnneks ei ole. Mul on siis kolleege üle terve Baltikumi ja nüüd viimastel aastastel ma olen õnneks leidnud meile ka mõned teised eestlased, nii et päris üksinda ma seal ei ole olnud nüüd eelmine aasta, aga olen ka täitsa üksinda hakkama saanud, nii et jällegi kõike tuleb ette. Nii, aga sinu ametinimetus on siis giid või siis reisikorraldaja või? Reisiesindaja. Tegelikult on ametlik nimetus niimoodi. Ja see on siis inimene, kes teeb kõike, kes teab kõike koha peal, korraldame veel üle, ehk siis ekskursioonid, mingid infod millegi kohta, autorent ja ma näen ka sellist juttu nagu 24/7 klienditugi. Mis see asi see on? Just, meil on neid selliseid erinevaid nüansse ja teenuseid on hästi palju, et muidugi põhiline asi, mis mina olen proovinud üles ehitada, on kõik meie eestikeelsed ekskursioonid, mida ma teen nüüd hetkel 4 erinevat. Sellel hooajal on ka 5 tulemas, eestikeelne Santorini, nii et silmad hoidke lahti. Aga jah, meil on 24/7 klienditugi olemas. Et siis, mis nad küsivad seal siis? Oi, hästi palju küsitakse igasuguste muredega jällegi. Keegi kaotab passi ära näiteks või on lihtsalt küsimus, et kuidas ma saaksin minna bussiga sealt sinna. Ütleme, et hotelli kohtumisel on seal jäänud kuhugi vahele ja siis tekib küsimus. Ja on ka selliseid nii-öelda ekstreemsemaid olukordi ette tulnud. Siis kui keegi on haigeks jäänud ja et kuhu pöörduda, siis esimene kontakt võibki olla. Kas nüüd, kui juba rääkida sellest nii-öelda haigeks jäämisest või üldse mõnest sellisest tervisemurest või keerulisest olukorrast, siis Kreeta on piisavalt arenenud koht, kus mingisuguseid imelikke asju ei hakka juhtuma, et kuhu minna, mis raha eest ja kes kus üldse on. Et see on ikkagi Euroopa ja kõik on kvaliteetne ja tipptasemel. Kreeta on hästi turvaline selles mõttes. Mina ei ole ennast kunagi nii-öelda tundnud, et oleks mingi ohtlik olukord ja niimoodi. Arstiabi on seal tõesti väga tasemel. Alati on olemas 24/7 kliinikut, kuhu saab minna. Samamoodi, kui sul on näiteks Euroopa tervisekindlustuskaart, siis sellega ei ole nagu üldse muresid, et tõesti väga mõnus ja turvaline ja sellist nii-öelda Lähis-Idast või Afrikast on ta veel kaugel, kuigi Afrikale ju on ta lähedal nii-öelda geograafiliselt, aga muidu on ta väga ilus ja armas paik ja kreetalased ise on nii uhked ja sõbralikud, et nemad tahavad üldiselt ainult head ja võtavad kõiki suure südamega vastu. Ma võin oma kogemusest ka rääkida, et mina olen Kreeta saarel haigeks jäänud. Ja mina ka. Ja ei olnud hullu midagi. Ei olnud hullu midagi. Need lastega peredele just eriline selline hea kindlustus, et lapsed on vähemalt, kui midagi peaks juhtuma, siis ei ole probleemi sellega, et ei tea, kus nüüd keegi abi annab. Ja. Sellega ei ole tavaliselt üldse muret, et alati on olemas inimestel ka minu kontakt, kui midagi peaks juhtuma ja näiteks klienditugi on kinni,
on hästi palju kõnesid, siis saab ka mulle kohe teada anda, helistada ja ma saan ise otse juba suhelda kontoriga, inimestega, saata neid kliinikusse ja nii edasi. Nii et Kreekas on toredad inimesed, nagu ma aru saan. Mis seal veel toredat või teistmoodi või erilist on? Toit, kogu kultuur, kogu nende elustiil on täiesti teistsugune. Kreetal on oma moto tegelikult ka. See on kreeka keeles siga, mis tähendab siis aeglaselt eesti keeles ja nendel ongi selline... Kõlab hästi eestlase jaoks. No ja tõesti, harjumatu alguses, aga tõesti väga harjumatu alguses, aga nendel on selline ülimalt rahulik elustiil. Kuhugi ei ole kiiret, tuleb nautida aega, tuleb käia sõpradega väljas, et kui sellega ära harjuda, siis mulle täitsa sobib see. Mul tundub sind vaadates ja sinu juttu kuulates, et sul läks päris tükk aega, nagu sellega ära harjusid. Selline tegus ja särtsakas ja siis nagu tahaks nagu kõiki tagant sundida, aga keegi ei viitsi liigutada. Tead, isegi ei läinud nii kaua sellega, kui ma arvasin. Et alguses mul oli kindlasti, kui ma tegin ekskursioone ja ütlesin inimestele, et kell 12 olete bussis, siis ise ma olin 11.50 ootamas. Nüüd ma alles 12.05 hakkan kohvikust tulema. Et see jääb lihtsalt külge, ei ole midagi teha. Söögist oli juttu, mis süüa seal saab siis erilist? Oi, oleneb täiesti piirkonnast. Kohe, kui sa oled kuskil merepiirkonnas, siis mereannid ja kala on seal väga-väga rikkalik ja kreetalased oskavad igasuguseid vahvaid roogasid sellest teha. Muidugi oliiviõli, seda läheb ohtralt alati ja igale poole ja samuti kõik köögiviljad, puuviljad on super värsked, sest nad kasvavad ju seal samas päikese all neil. Mis seal hotelli hommikusöögilauas huvitav pakutakse? Või see on nii erinev erinevates hotellides? See on täitsa erinev ja üldiselt räägi sellest, mis on alati olemas. Mis on alati olemas? Alati on olemas Kreeka jogurt ja päris Kreeta enda mesi mingisuguste pähklitega, seal on tavaliselt juures ka võib-olla mingisuguseid seemneid, mis saab sinna peale panna, alati on muidugi olemas tavalised puuviljad, jällegi kõik värsked, kõik Kreeta enda mullast tulnud. Ja juba siis nii-öelda suunates turistidele on alati olemas selline tavaline English breakfast ka seal. Peekon, muna ja nii edasi. Suuremates hotellides on juba smoothied, pannkoogid, aga Kreeka jogurt ja mesi on alati igal pool olemas. Ja Kreeka salat. Kreeka salat samuti, jah. See läheb nii hommikul, lõunal kui õhtul snackiks, see on alati igal pool olemas. Ehk siis oliivid, juust. Ja muidugi tzatziki. Köögiviljad. Vein on hea või? On. Jällegi sellest Kreeta viinamarjadest ma võiks rääkida lõputult, see on üks mul väga lemmik teema. Ja Kreetal on hästi palju enda põlis viinamarja sorte, mida võib-olla terve ülejäänud maailm ei teagi. Et kui meie tunneme neid Prantsuse omasid, siis Kreetal on päris enda omad. Ja veinid on pigem kerged, pigem magusamad, aga sobivad nii-öelda igaks situatsiooniks ja igaks sündmuseks. Kas ma saan siis õigesti aru, ennem kui läheme räägime natuke vaatamisväärtustest, et igasuguseid situatsioone on võimalik seal Kreetal korraldada. Minul on jäänud lihtsalt silma ikkagi pildid mingisugusest päikseloojangust ja mingisugusest üliromantilisest pildist, ehk siis peredele sobib, romantikutele sobib, aga poisid tulevad natuke lõbutsema ja pidu panema, et saab seda ka. Eks neid kohti on seal Neid kohti on seal palju. Muidugi on täpselt selliselt kuurolt linnad siis samamoodi minu enda kodulinn, mis ongi esmaspäevast reedeni, iga õhtu on pidu. Kui kellelgi selleks soovi on, siis sellest kindlasti ei pääse. Väga hea, see on ka olemas. Aga vaatamisväärsustest siis, mis sinna saare peale mahub? Kas jõuab ühe nädalase puhkuse jooksul kõik ära vaadata? Kindlasti mitte. Kindlasti ei jõua. Ja selleks ongi hea, saab alati tagasi minna. Et esmane selline reis, kui sa lähed tõesti esimest korda, võiks olla natukene kõike. Natuke randa, natuke ajalugu, natuke puhkus, natuke romantikat. Et muidugi kindlasti, mis tuleks kohe ära vaadata, on Knossose palee, kus on meeletu ajalugu siis minoilisest kultuurist üle 5000 aasta tagasi. Et see on kindlasti üks selline koht, mis lihtsalt tuleb ära käia. Samuti mulle endale väga meeldib Kreeta kõige läänepoolsem punkt, Paalose laguun. Hele sinine laguun, tõesti meeletult ilus, nagu selline tunne, et sa oleksid kuhugi Maldiividele jõudnud, et see on üks koht, mida ma kindlasti soovitaks. Nagu pole ülearu suur see Kreeta ju, aga nii palju asju seal peab. Ta on ikkagi päris suur. Ta pikkupidi, ta on hästi piklik saar ja pikkupidi linnulennult on kuskil 260 kilomeetrit ja on seal nii palju vaadata. Ja kuna ta on hästi mägine, üle 70% Kreetast on mäed, siis
on ka palju selliseid kohti, millest kohalikud ise ei tea. Mingid väikesed nurgakesed mägede vahel, mida tuleb lihtsalt avastada. Tahaks minna siis juba põhimõtteliselt, millal need hooajad on või kas juba saab minna? Aprillist me hakkame lendama aprilli lõpust ja kuni oktoobri lõpuni põhimõtteliselt. Mis seal aprilli lõpus siis toimub ja mis ilm on tavaliselt? Või on seal üsna stabiilne selle ilmaga? Võib arvestada? Ei ole väga stabiilne. Tegelikult läheb üle aasta. Üks on selline nii-öelda jahedam aasta ja teine on soojem aasta. See aasta nüüd tuleb? Meil tuleb nüüd soojem aasta. Aitäh, suur tänu. Mainin veel selle ära, et jahedam aasta kreetalaste jaoks on selline 28-30 kraadi niimoodi suvel. Soojem aasta on siis 35-45 kraadi. Et meid tõesti on nii-öelda ees ootamas selline veel palavam suvi kui eelmine aasta. Ja aprill on selline hea ilus aeg, kus kõik on veel roheline, ei ole jõudnud ära kuivada, nagu sügisel on. Küll meri ei ole nii soe, aga selline 23 kraadi päeval on küll näiteks 23, 26. Räägin nendest veetemperatuuridest, et millal see vesi hakkab nagu soemaks juba minema ja milline ta on siis, kui ta on kõige soe. Lapsed kindlasti, neid üldse ei huvita, kui soe see vesi on. Nemad on huuled sinised ükskõik mis veeses, aga suurem inimene tahab soe vee sisse. No võt, mina ise enne maikuud tavaliselt vett ei lähe. Eestlased tulevad juba aprillis, seal sulistavad ja on jumalast rõõmsad. Vesi hakkab päris soojaks minema kuskil juulis. Juuli keskel, juuli lõpp. Ta läheb juba 20 kraadi juurde ja ma ütlen, sügisel, kes nüüd armastab mõnusalt sooja merevett, siis tulge sügisel. Just september, oktoober, siis merevesi on peaaegu sama soe kui õhutemperatuur, et siis on kindlasti hea seal sulistada. No vägev värk, igal juhul võikski rääkima jääda, aga saade saab otsa. No võt, ma võiks ka rääkima jääda. No aga sa kindlasti jäädki rääkima sinna Kreetale, nii et kuidas siis nüüd saab, äkki mõni inimene just praegu kuulas, et natuke on veel aega, või ma ei tea, Jelena, eelmises saates me rääkisime, et tuleb ikkagi ette broneerida, et kui ta nüüd aprillis minna tahab, ei saagi enam. No praegu on juba aprillireisid on välja müüdud, jah, et kuna on kooli vaheaeg tulemas, et neid Mais siis saab? Mais saab veel, jah, juuni, juuli, palun. Nii et kiiresti tuleb teha ju, keegi kuulas praegu Britti ja arvab, et tahaks näha seda Britti seal Kreeta vahel. Kas ta saab teda kuidagi nii-öelda broneerida või kuidas see käib? Kindlasti läbi testuuri saab minuga ühendust võtta, aga mul on nüüd oma blogi ka, nii Instagramis kui Facebookis siis @BritInGreece, nagu Brit Kreekas, aga inglisekeelne, nii et ka otse siis mulle kirjutades saame seda asja hakata organiseerima ja jutustama ja rääkima. Vägev, sellised uudised siis otse Kreetast, nii et tasub kiiresti broneerima hakata oma reisi. Testuur.ee on koht, kus seda teha saab. Ja ega midagi siis, aitäh tulemast ja järgmise korrani. Ma ei tea, ma loodan, et kohtume siis Kreetal. No muidugi kohtume. Ja, kohtume Kreetal. Parima reisikogemuse saamiseks kuula igal kolmapäeval kell 17.20 Testuuri reisinurka ning võid olla kindel, et järgmiseks reisiks oled sa paremini ettevalmistunud kui eales varem. Reisi koos Testuuriga!